Tervitused Dubaist, kell saab kohe 12. Tulin õue jalutama, et kogeda senimaani Dubai hetkel kõige kuumemat ilma. Tõenäoliselt kõige kuumem ilm, mis mul on elus üldse olnud või tajunud. Me oleme ühe korra 2014 juunikuus käinud Dubais ammu aega tagasi. Aga siis vist ma ei mäleta, et oleks olnud. Hetkel on 45-46 kraadi. Ilus. Vaatasin, et feels like 48. See on selline beyond excessive heat. Enamus inimesed, lapsed käivad ringi koolist, just lähedal kool ka vaatasin. Kõik käivad vihmavarjudega ringi. Kui muidu käiakse vihmavarjudega siis, kui vihma sajab, siis Dubais on selle jaoks, et endale hoida vari peal, sest UV-indeks on siuke 12-13 ja prilliraamid on juba 5 minutiga tulised. Jällegi siuke huvitav challenge kõndida sellises kuumuses, tajuda seda. See tõstab ka serotoniini taset tegelikult, selline võib-olla kuumus ja selline ekstreemne päikesevalgus, eredus ajule mõõdukas koguses tekitab sellise heaolutunde või õnnetunde. Loomulikult võib valesid asju tehes ja üle võlli tehes sükene kuumus olla ka väga kahjustav, kuid jällegi mõõdukas tervendus on praegu, ma tunnen, kuidas kõik võtan vastu selle. Elus on iga asjaga nii, et sa võid vett ka juua üle võlli ja see võib sulle kahjulik lõpuks olla. Aga ma lihtsalt praegu kõige rohkem loodan, et mu see jutt ikkagi saab voolata, sellepärast, et sellises kuumuses kiireneb telefon päris kiirelt üle. Ma teen väikse pausi korra. Panin korra vahepeal telefoni tasku. Kõndisin üle ristmiku ja vaatasin, vahepeal on temperatuur juba tõusnud 46 peale. Ma arvan, et võib siin täna minna isegi 47-48 vilus. Et lihtsalt nagu müts maha nende töötajate ees, need kullerid, kes uhavad nende rolleritega, viivad toite. Ehitusmehed ehitustel. Kuigi ma ütlen ausalt, et praegu ma vaatan väga palju ehitusobjekte. Ma ei kuule üldse neid helisi ja me ei näe ühtegi ehitajat, et kas neile siis sellisel kuumusel antakse vaba päev, sest see on tõesti ekstreemne. Et ma ei kujuta ette olla ehitusobjektil selliste temperatuuridega, et või siis on tõesti neil vist niimoodi, et äkki mingitel kellaaegadel lõunal, kui see hiit on nagu ikkagi julm, et nad saavad mingi pausi või puhkuse või veepausi või praegu lihtsalt ma näen, et kuidagi kõik seisab, kõik kraanad seisavad ja nagu ei kuule eriti, aga see on täiesti arusaadav, sest see, et ma nagu siin tulen nagu teadlikult korra läbi rääkima ja läbi käima on üks asi, ma olen valmis selleks, aga see, et ma peaks praegu hakkama sunniviisiliselt füüsilist tööd tegema sellises kliimas, siis see on nagu üle mõistuse. Oota ma jään siia vilusse, siia puu alla, et mu telefon lihtsalt kuumeneb üle, ma arvan. Et aga jällegi, ma arvan, tekib jällegi sukene nagu tänutunne, mõistmine, samas üle maailma ka nagu selline kuidagi austus või kaastunne kõigile neile, kes sellises kuumas kliimas peavad pidevalt kogu aeg hakkama saama. On inimestel elamisi Lähis-Idas, vaesemates riikides ja piirkondades, kus neil ei ole isegi konditsioneeri ja nad peavad oma majades suutma elada
täiesti siis sellistes primitiivsetes tingimustes. Üks näiteks piirkond, mis läheb väga kuumaks ja tõenäoliselt on kõige kuumem piirkond üldse Lähis-Idas suvel, kui pilutemperatuurid tõusevad 50+, on siis näiteks Kuveit ja seal tõesti ma nägin ühte dokumentaali, kuidas siis inimesed seal elavad. Joovad ikka kuuma teed peale ja eks nende keha ikkagi on harjunud juba, kuigi sellise kuumusega sa lõpuni ära ei harju isegi, kui sa kohalik oled. See on julm. Inimesed on lihtsalt pidevalt läbimärjad, tilguvad higist. Aga see on nagu äge selles mõttes, et samal ajal on ekstreemsusi teistpidi. Jakutski linnas, Venemaal, Siberis on vastupidi. Miinus 40, miinus 50 kraadi täiesti tavaline nähtus. On praegu tegelikult hea koht, kus näiteks aktiveerida endas leegikeha, flame body. Tunnetada siit Harknäärmest, Asuraa punktist, tuumaatomist. Hingata rahulikumalt, hingamine aeglustub kuumas. Samas südametöö võib intensiivistuda. Lihtsalt rahulikult hingad. Viimasest hetkest nüüd läksin vist tegelikult 3-4 minutit, aga see katkes ära, sellepärast et telefon kuumenes ikkagi päris kiirelt üle. Ma nüüd 25 minutit kõndisin selles kuumuses ühte kohvikusse. Higi tõmbas alles nüüd lahti. Higi lihtsalt voolab. Seal selles kuumuses, kuivuses ei olnud seda nii tunda, aga nüüd tõmbas täiesti vee lahti ja on tajuda ikkagi, et mingid protsessid hakkasid tööle. Sellel teekonnal kõndisin mitmetest ehitusobjektidest ja pooleli olevatest piirkondadest ja majadest mööda ja siis India ja Pakistani vennad vaatasid mind ikkagi väga imelikult. Absoluutselt ainuke valgenahaline, kes tänavatel ringi kõnnib, et kõik vaatasid, et miks ma seda teen, vaata, miks ma olen siin. Aga nüüd ma jõudsin kohvikusse, võtsin ühe mulli vee, jahutan ennast vaikselt maha ja siis mingi hetk liigun tagasi koju. Thank you. I thought you will go. Yes. Yeah, thank you very much. Tõi mulle, ma ei palunud tuua, aga tõi mulle jääd ja lemonit, väga tänuväärne. Mis ma ka ennem tahtsin öelda, kui mul see ära katkes, et seda leegikeha tehes ma tundsin, kuidas ma tegelikult jahtun maha vaikselt ja ei olnud sellist kuuma šokki nagu alguses välja tulles, vaid see kuidagi jahutas mind ja puhtalt oma mentaalenergiaga ja psühholoogiliselt püüad selle olukorra nagu pöörata, normaliseerida, et sa ei võta seda, kui et see on ekstreemne kuumus, vaid sa võtad, et see ongi nagu sinu praegune kehaolek. Aga sa saad seda teha mingi aeg, sellepärast et ega sellest leegikehast lõpuks läheb see kuumus muidugi läbi, aga mingi hetk aitab väga hästi. Siukene orgaaniline jahutaja. Aga igastahes muud ei olegi. Kuumateraapia on tehtud ja järgmise korrani teie nautige oma kevadet. Varsti on suvi tulemas, olen ka mina tulemas, nii et näeme kindlasti varsti. Tšau!